ma olen nii valge näost. No vaadake seda erinevust. Siin ei olegi mingit erinevust. Kas ma üldse fookus olen või? Tere tulemast minu kõige esimesse YouTube'i videosse. Mul on väga veider seda öelda ja mul on natuke veider siin olla, aga me harjume sellega. Oi, tere pupsid! Okei, ta sai oma kapsakese. Täna me proovime viraalseid TikToki toite, sest et mulle meeldib väga katsetada uusi toite ja äkki te leiate ka siit mingid ideed pärast, mida proovida ja siis me saame teada, kas need on põhjusega viraalsed või need on lihtsalt viraalsed, sest et no mõned viraalsed toidud on ikka, need ei ole väärt seda kogu haipi. Kõige esimese toiduna me teeme täna siukseid mozzarella pulkasid, mis on tortilla sisse keeratud ja Ashley, kelle TikTokist ma seda nägin, ta elab lihtsalt mu For You page'il. Ma ei tea, mul tuleb kogu aeg tema mingeid häid snäki videoid. Vaatame, kas need on päriselt ka head või need on lihtsalt üles haibitud. Nende mozzarella pulkade jaoks ma võtsin siis 2 tortillat ja panin sinna vahele, keerasin selle juustupulga ja põhimõtteliselt see oligi kõik, mida oli vaja teha. No, ei võta riidest lahti. Ja siis määrisin veel võid sinna peale, et nad läheksid krõbedaks ja panin maitseained ka, siis nad olid kuskil, ma arvan, 6 minutit ahjus. Nii et ma ütleks, et mega kerge teha, kuigi ma lasin natuke kauem, sest et nad jäid ikkagi nagu veits heletad, aga ma tahaks nad oleks hästi krõbedad, sest et mulle meeldib see krõbedus. Aga muidu ülilihtne teha. Ja nägid päris ilusad nunnud välja ka, ma üritasin teile mingit ilusat kaadrit teha, aga mul pole õrna aimu, mis ma teen. Kuidas on võimalik? Et kui ma hammustan seda, siis siit ei tule seda venivat juust, aga kui ma tõmban, siis tuleb. Palun, mul on vaja mingisugust füüsikalist selgitust siia, sest et ma olin nii pettunud korraks, kui siit ei tulnud seda nagu katsetamise mõttes. Soovitan, aga no ausalt öeldes mulle vist meeldib seda juustu niisama rohkem süüa kui koos sellega. Siis kui ma seda hammustasin, siis ma ei saanud seda cheese pulli. Ja siis ma pärast sain aru, et kui sa hammustad selle läbi, sa ei saagi seda cheese pulli. Kuidas saab nii loll olla nagu mina? Ma ütleksin nende kohta, et hea lihtne teha, snack ta on, aga ta oli lihtsalt nagu natuke nagu igav. Mul olid nii suured ootused, aga lõpptulemus tuli nagu lihtsalt siuke natukene meh. Järgmine toit sisaldab meil samuti tortillat. Kuna ma juba need tortillad ostsin, siis ma võtan neist kõike, mis võtta annab. Ma arvan, see on nii väga kaneelisajaksi. Kaneelisajaksi on alati mõnusad pehmed, mahlased ja see tundus nagu väga mõnus, lihtne viis, kuidas neid teha, sest muidu sa kaneelisajaksi võtavad teha mingi 3 tundi aega, enne kui sa saad neid süüa. Aga see viis tundus ülilihtne, kuidas teha ja väidetavalt need peaksid samamoodi maitsema. Ja nende kaneelisajakeste rullide jaoks võtsin meile ühe tortilla ja määrisin selle, panin sinna peale võid ja siis seda suhkrut ja kaneeli ja siis see oligi põhimõtteliselt kõik. Siis ei ole muud, kui lihtsalt keerasin selle kogu asja rulli ja lõikasin tükkideks ja ma proovisin seda toorena ka, see oli toorena juba tegelikult päris hea. Ja ma armastan magusat ka. Minu väike suhkrusõrtlane, minu väike suhkrubakter mu kõhus oli juba päris õnnelik. See peale panin veel võid, suhkrut, kaneeli ja siis ta läks ahju. Mingi ka vist 10 minutit oli ja peale tegin selline glasuuri, tuhksuhkru või natuke laimimahlaga. Ta ei pannud laimimahla, aga mulle meeldib, kui on veike siuke hapukus juures. Ja pärast soojale sellele väikestele minikaneelirullidele panin selle peale. Oh my god, ma olin rahul. Ma olin väga rahul selle tulemusega. See maitses, nagu see maitse oli täpselt nagu kaneelisajaks, nagu soojal kaneelisajaks, lihtsalt see tekstuur, ta ei olnud nagu see kõhuline pehme, mis on loogiline, vaid ta oli natuke siuke chewy, aga samas siukse kiire snäkina. See oli väga maitsev. See oli väga maitsev. Minu suhkrubakter oli väga õnnelik. Liigume edasi nüüd rohkem nagu, kuidas ma ütlen, päris toidu juurde, et aitab sellest snäkitamisest. Kui ma nägin seda retsepti, ma olin lihtsalt müüdud. Ma armastan kodus tehtud pelmeene
aga ma ei viitsi kunagi neid teha, sest et see muidu pelmeeni tegu on ülilihtne, aga nende voltimine, see lihtsalt võtab nii palju aega. Ja kui ma nägin, et on olemas pelmeeni lasanje, see on lihtsalt geniaalne kontseptsioon, sest et sa saad selle pelmeeni maitse ja sa ei pea nii palju vaeva nägema. Panin sinna hakkliha, lõikasin sinna sisse rohelist sibulat suht korralikult ja ingverit. Ingver annab see lõhn lihtsalt, kui sa ingverit riivid, on imeline, mulle meeldib nii väga ingver. Ja siis muidugi küüslauku sinna sisse riivisin. Panin maitseks sojakastet ja seesamiõli ja natukene ka tšillit. Ja siis segasin selle täidise kõik hästi ühtlaseks. Ja sinna lasanje jaoks on vaja neid pelmeeni ümbriseid. Ma ei tea, mis need on. Need on mingi gyoza. Ühesõnaga neid õhukesi pelmeeni ümbriseid, kuhu sa muidu teed pelmeenid. Ja siis sa laodki lihtsalt nagu lasanjana, nad paned need alla, panin need pelmeeni tükid, pelmeeni nahad, mis need on? Pelmeeni ümbrised peale panin selle hakkliha täidise ja siis niimoodi kihiti ladusin, kuni mul sai kõik täidis otsa. Ta ongi nagu lasanja lihtsalt, et ta on pelmeeni komponentidega. Ja kui kõik need asjad olid mul ära laotud, siis ma panin natuke peale vett, et ta jääks liiga kuiv ja siis ta läheb mulle, ja siis ta läks sinna aurutama. Aurutasin, ma nagu aurutasin. Kas see on õige sõna? Kuidas seda öeldakse? Pelmeenid aurutama, seega ma hakkasin seda aurutama. Ma panin panni peale vett ja siis panin selle pelmeeni lasanja sinna ja panin kaane peale ja siis ta lihtsalt mingi 25 minutit küpses seal. Mulle tegelikult meeldib väga pelmeene praadida. Enamasti ma praengi pelmeene. Ma ei ole väga siuke keedupelmeeni inimene, sest keedupelmeen on tekstuuril natuke nagu siuke nagu klimbine ja see nägi ka välja nagu mingi, ma oleks kellegi ajud selle ära keetnud, aga välimusest ei tohi lasta ennast petta. Peale ma panin veel siis maitseks sojakastet, muidugi pelmeenid sojakastmega. Okei, hapukoort ma ei pannud, aga need olid nagu siuksed hiinapärased pelmeenid ja sinna mina ei pane hapukoort, nagu eestipärased pelmeenid on midagi muud ja hiinapärased pelmeenid on ka midagi muud. Siis panin veel tšilliõli ja siis fermenteeritud sojaube ja rohelist sibulat, siis veel seesamiseemneid, see on rohkem siuke kaunistuse värk. See näeb nii hea välja ja see amps, kui ma võtsin selle esimese ampsu, see maitses täpselt nagu see tavaline kodupelmeen, see käsitööpelmeen. Lihtsalt see võttis mingi 10 korda vähem aega ja nagu mu näost on näha, siis tundub, et mulle väga maitseb see, nagu see oli täiesti I am happy, mulle meeldib väga, kui retseptid tulevad välja ja need on maitsvad ja kui mul ei tule need välja või need ei ole maitsvad, mul läheb tuju nii ära, ma võin nutma hakata reaalselt. Nii et parem, minu mentaalsel tervisel on parem, kui toit on hea. Järgmisena me proovime ühte toitu, mis ajendas mul kogu seda videot tegema. Ja me teeme krõbedaid puldaki rulle. Ja no vaadake lihtsalt, need näevad juba imelised välja. Ma pean lihtsalt saama neid. Ma lihtsalt pean saama neid ise proovida, sest et ma armastan puldaki nuudleid. Puldaki rullide jaoks kõige esimese asjana oli vaja valmis teha nuudlid. Mina kasutasin siukseid juustumaitselisi, aga seal vist ei ole väga tegelikult vahet. Ma soovitan selle pulbriga teha, sest et mina isiklikult seda punase kastme spice'i liiga hästi ei kannata. Okei, seda läks tegelikult päris palju juba. Alati ma teen puldaki nuudleid koorega, sest et see tõmbab natuke seda spice'i maha ja natukene lisasin toorjuustuga juurde. Viimased tooted tõmbavad seda vürtsikust natuke alla. Ja kui nuudlikesed olid valmis, siis ma valmistasin ette selle krõbeda kooriku asjad, ehk siis sinna oli vaja muna, jahu ja riivsaia. Ja siis kogu asi ise tehakse riisipaberi sisse. Riisipaberi sisse panin need nuudlid ja siis juustu. Ma unustasin esimesel juustu panna, ma pidin pärast tagasi tulema. Ühesõnaga läheb see riisipaber, siis lähevad need valmis nuudlid ja siis läheb riivjuust ja siis sa rullid ta nagu tihedalt kokku. Ja need tihedad rullid siis pead tegema läbi. Ma tegelikult vihkan selle asja tegemist, selle coatingu tegemist, kui see on paneering, paneeringu tegemist.
sest see jääb kõik näppude külge kinni ja siis on natuke sihuke ja siis, kui need rullid olid valmis, siis ma panin need kõigepealt jahusest läbi, siis nad läksid munasest läbi ja siis nad läksid riivsaiasest läbi ja siis tuli minu lemmikosa, mis on kodus väikses korteris friteerimine, sest et siis sul on kõik kohad seda õlihaisu täis ja see on selline tunne, nagu sa elaksid McDonaldsis. Õnneks mul oli samal õhtul juustepesupäev. Kui ma oleks hommikul ma vihkan friteerimist. Friteerimine on nii õudne, sest see õlihais ei lähe lihtsalt ära. Õnneks läbi videod ei tunne seda. Ja kui ma sain need friteeritud, siis ma panin need sinna paberi peale nõrguma ja need natuke oleks vähem õlised. Ja peale üritasin panna sriracha majoneesi. Mul oli väga vähest alles ja siis panin veel teriyaki kastet ja siis rohelist sibulat ka peale ja kaunistuseks jälle seesamiseemneid. Ja siis oli minu piinad lõpetatud kogu selle friteerimisega ja ma sain lõpuks väikse autasu. Vaadake lihtsalt, kui hotid need välja näevad. Nad näevad välja, nagu nad oleks just päikese alt tulnud. Ja vaata seda venivat juustu lihtsalt. Need olid amazing. Ma saan aru täiesti, miks need on viraalsed. Ja ma vihkan friteerimist. Aga see krõbepullaki rull, see maitses nii hästi ja see isegi ei olnud nii vürtsikas. See oli lihtsalt nagu, see oli nii maitsev. Kuigi ma üle ühe ei suudnud, ta on ikkagi rammus tükk, ta on ikka nagu päris rammus. Aga ta on siuke, see oli imeline. See oli imeline, see juust oli imeline, need nuudlid olid imelised, see krõbedus oli imeline, kogu see asi oli lihtsalt imeline. Mega ebatervislik, aga väga imeline. Nii et ma olin väga rahul selle retseptiga ja see on täiesti asja eest saanud oma kuulsuse. Meie 4. toiduks on Jaapani, ma arvan, see on Jaapani, aga nagu sola size salt bread ja see sai kuulsaks sellega, et ta on pealt hästi pehme, aga alt ta on hästi krõbe. Ja mida sa veel ühelt saialt tahad? Jah, sa tahad, et ta oleks pehme, aga et ta oleks ka krõbe. Et vaatame, kas ma saan hakkama selle saia tegemisega. See saiatainas on suht siuke klassikaline saiatainas minu meelest. Sinna läks pärmi ja jahu, aga oluline on see, et see jahu oleks kõrgema proteiinisisaldusega. Et siis ta vist on pehmem, I guess. Ja siis läheb sinna suhkur ja sool ja võid, piima, siuke suht klassikaline retsept ja vett ka natukene. Aga mis teeb selle asja eriliseks, on see, et seda tainast nagu liiga palju ei pidanud sõtkuma, aga ta peab kerkima hästi palju. Nii et põhimõtteliselt ma segasin ta selliseks koledaks tainapallikeseks, natukene sõtkusin teda ja siis ta jäi mul 50 minutiks kerkima. Ja kui ma arvasin, et mis seal siis ikka rasket on, kõige raskem on see saiatainast kokku keerata nagu tavalistel saiadel, siis jokes on me, sest et peale esimest kergitamist, mis oli siis 50 minutit, tuli seda asja voltida ja siis ta läks uuesti 50 minutiks kerkima ja kui see oli ära kerkinud, siis tuli teha sellest tainast pallikesed, 6 tükki ma tegin kokku. Ma jagasin need pallikesteks ja siis ma panin nad ahju natuke soojema temperatuuriga kerkima pooleks tunniks. Ja kui see pool tundi oli ära kerkinud, siis ma tegin nendest siuksed koonuse moodi asjad, nagu paksud lapikud porgandid ja nad läksid uuesti kerkima pooleks tunniks. Ja see ei ole veel kõik, kui need olid ära kerkinud, siis sinna vahele läks räme palju võid. Iga selle saia sisse läks 20 grammi võid ja siis pidi selle hästi nagu siukseks piklikuks rullima ja siis sinna selle võitükki vahele keerama ja siis ta läks jälle 1,5 tunniks kerkima. Ja kui ta oli ära kerkinud, siis nendel saiadel oli hästi oluline see ka, et sa pritsid neid veega, et nad jääksid ikkagi hästi siuksed pehmed. See niiskus oli päris oluline seal. Ma pritsisin neid veega ja siis nad läksid lõpuks küpsema. Õnneks need küpsist ainult mingi 15 minutit.
ja seal videos ta pani hästi palju nagu võid veel lisaks juurde, aga minu loogika ütles, et see või voolab välja sealt selle saia vahelt. Tal nagu ujus võist see ja ma natukene hoidsin selle võiga kokku ja see oli päris õige otsus, sest et ma sain selle vajaliku või sealt alt ikkagist. Ma alustasin kell 6 õhtul ja ma lõpetasin põhimõtteliselt kell 2 öösel nende saiadega. Aga kui me nüüd küsime, kas see oli seda väärt? Jah, see oli seda väärt. Need olid alt krõbedad, need olid seest pehmed, need olid nagu croissantid, aga croissant on nagu selline flaky või nagu selline nagu lehttaignane, aga see oli nagu selline saiane ja see oli nii pehme, see oli krõbe, see oli soe, see oli nii hea saiakene. Kuigi mu näost on näha, et ma olin väga väsinud ka juba selleks ajaks, kui ma seda sõin. Aga see tõesti, oigi see tuli. Tahad jälle süüa või? Okei. Pupsiku reklaamipaus läbi. Ma annan talle süüa midagi. Nii, pups, mis sa sooviksid? Kas see sai võttis mingi räme palju aega? Jah. Kas teda oli raske teha? Tegelikult otseselt ju ei olnud raske. Nii et ma arvan, ma teeksin seda uuesti küll, võib-olla lihtsalt mitte lähiajal, aga seda oli tegelikult väga maitsev, ta oli väga-väga maitsev saiakene ja ta oli järgmisel päeval ka veel maitsev saiakene, nii et jah, aga ma ütleks, et see retsept ei ole see ei ole siuke algaja retsept, seal saab väga palju asju pekki minna, mul joppas, et mul ei läinud, sest et kui ma oleks pidanud seda kõik uuesti tegema. Vähemalt kell 2 öösel ma olin happy oma saiakesega ja tänaseks kõige viimaseks retseptiks on meil ainult 2 koostisosaga snäkk ja selleks on külmutatud kummikarud, aga nad ei ole nagu niisama külmutatud, vaid nad on limonaadiga leotatud ja siis pandud sügavkülma. See tundus päris mõnus. Inimeste arvamused kommentaariumis olid täiesti nagu 2 lehte. Ühed ütlesid, et see on kohutav, teised ütlesid, et see on imeline. Ja et ega ma enne ju teada ei saa, kui ma ise pole seda kõike asja läbi katsetanud. Selle retsepti jaoks ma võtsin siis kummikarud, tegelikult vist ükskõik mis kummikomme kasutada ja siis panin roosilimoneid. Muidu kõik kasutasid Sprite'i, aga mulle meeldib lihtsalt roosilimoneid väga juua, nii et see oli väike ettekääne, miks ma sain seda endale osta. Ja siis nad läksid mulle üleöö lihtsalt külmkappi, et nad imaksid kogu selle limonaadi sisse, nad olid nagu väiksed siuksed tarretise karud. Ja siis ma panin need karud küpsetuspaberi peale ja vormi ja siis nad läksid sügavkülma. Ja ma võtsin need just praegult sügavkülmast ja nad näevad välja sellised. Need näevad päris lahedad välja, aga vaatame siis ka, kuidas enda tekstuur on. Siuke karukene. Tundub ju päris maitsev. Ma ei teagi, mis maitsega see roheline on. Props mingi õuna oma. Ma saan aru, miks inimeste arvamused väga erinevad olid. See nagu tekstuur on siuke nagu, ta läheb sul suus siukseks limaseks. Ta maitse on mega hea, aga no Haribo kummikaru maitse ongi hea. Teate, see on esimene amps mega hea, aga nagu teine amps, ta on nagu seest, vaata, kõva natukene. Ja esimene amps meenutab seda jääpulka, aga teine on siuke natuke nagu tati tekstuuriga. Ja ma kujutan ette, kui sa lihtsalt tarret ise paned külmkappi
sügavkülma, siis sa saad suht sarnase tulemuse. Aga samas ma ei suuda nende söömist lõpetada, mis on veits nagu rõve, aga ma ei suuda lõpetada. See tekstuur ikkagi pole hea. Kui see oli sellised tatised asjad meeldivad võib-olla, siis no maitse on nii hea, nende maitse on mega hea. Ja nad näevad mega ilusad välja ka, aga see tekstuur on õudne. See on nii õudne, ma siin neid mitu tükki, aga see on ikka siuke veidra tekstuuriga. Nii et need olid siis tänased 6 retsepti, mis me proovisime. Ja ma pean ütlema, et see oli nagu päris edukas. Päris head retseptid olid. See mozzarella pulgad olid natuke siuke ja need kummikarud olid ka aga ta ei olnud nagu midagi õudsat. Ta ei olnud nagu midagi sellist, mida ma ei suudaks süüa. Ja ma ütleks, et meil oli nagu päris nagu head retseptid, et kõiki kindlasti tasub proovida. Mitte midagi ei ole sellist, mis oleks nagu õudne, mida ma suu sisse ei paneks. I'm happy. See oli väga tore kogemus ja ma loodan, et sul oli minuga tore. Mine jälgi mind TikTokis ja Instagramis, sinna ma jagan toiduvideoid, aga sinna ma jagan retsepte, mis ma juba tean, et on päriselt head. Nii et kui sa tahad mingit inspiratsiooni, mida õhtuks süüa teha, siis mine vaata mu TikTok või Instagram üle. Näeme juba järgmises videos. Aitäh, et vaatasid. Bye! Oh my god. Minust ei saa kunagi YouTuberit.